Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna tahan teiega jagada ühte kirja, mille saatis mulle üks minu vaataja. Kui ma seda lugesin, tekkis mul külmavärin, sest see räägib mastaapsest ebaõiglusest, millega paljud naised oma elus kokku puutuvad. Ma muutsin kirja autori ja asjaosaliste nimed, et austada privaatsust, kuid kõik faktid on siin toored ja muutmata. Kirja autor kirjutab mulle nii. Me alustasime nullist, olime 16 aastat koos nagu sukk ja sabas, parimad sõbrad. Lõpuks jäi talle kõik, miljonid käibega äri, maja, autod. Siis kirjutasin pimesi alla abielu vara lepingule. Pärast lahutus tassisin mina veel aastat üksinda tema äri, kuni tema jäi ja jalutasin sealt lõplikult minema alles paar aastat tagasi. Meie suhtlus lõppes täielikult siis, kui mees palus kuid järjest võimalust näha meie ühist lemmiklooma. Aga kui talle vastu tulin, tühistada kohtumisse pool tundi enne SMS-iga, tuues ettekäändeks uue naise armukadeduse. Ja täna, kui see mees opereerib firmadega, mille prognoositav käive on üle 1 miljoni eurot, teeb ta mulle viimase juriidilise paberi ajamisel 130 euro pärast draamat. Kas ma tõesti olin talle eelmisest elust midagi võlgu, et universum lubas mulle nii teha? Vaatame seda lugu läbi karmaseaduste ja elulise psühholoogia. Sest pealtnäha tundub see loogiline, kui tema sai kõik ja sina jäid ilma, siis justkui sina maksid talle eelmise elu võlga. Kuid karmaseadustes töötab see tegelikult vastupidi. Selles loos ei olnud naine mehele midagi võlgu. Vaatame, mis siin tegelikult toimus. Esiteks, ohvri rollist välja tuleku õppetund. Karmilised suhted tulevad sageli meie ellu selleks, et murda hingele tuttav, kuid kahjulik muster. Eelmistest eludest võis see naine olla keegi, kes andis kogu oma väe, raha ja vabaduse mehele ära ning lõpetas allasurutuna. Selles elus kordus sama stseen, et panna hing valiku ette. Ta andis mehele 16 aastat, kirjutas alla lepingule, mida ta tagantjärele ise ka seletada ei oska ja päästis mehe äri põhjaminekust, kuid too jäi. Kuid vaadake, mis juhtus edasi. See naine ei jäänud sinna ohvriks. Ta pakkis asjad ja kolis ühisest majast ära oma korterisse. Ta jalutas sellest äris ja tasuta tööd tegemisest minema. Ta pani rangi piiri ette sellele samale lemmikloomaga manipuleerimise, millest ta kirjas rääkis ja lõpetas igasuguse tühja suhtluse ja täna võtab ta juriidiliselt oma viimast ettevõtet tagasi. Selle suhte karma ei olnud mehele varade kinkimine. Selle suhte tegelik eesmärk oli, et see naine õpiks läbi täieliku nullpunkti ütlema, mitte keegi ei kasuta mind enam kunagi ära. Ta pidi leidma oma sisemise tule oma juriidilise jõu ja sündima uueks täielikult iseseisvaks naiseks. Tema on oma lõiva ära maksnud ja see raamat on suletud. Teiseks, kes siin tegelikult karmavõla sai? See on illusioon, et mees võitsis, sest talle jäid miljonid, maja ja autod. Karma ei vaata pangaarvet praeguses sekundis. See mees võtsis endale selles elus ränge hingilise kohustuse ja võla naise ees, kes oli 16 aastast tema tagala, tema eduarhitekt ja päästeringas. See, et mees, kes opereerib täna enam kui miljonise prognoositava käibega, ründab naise 30 euro pärast ja tühistab kohtumise viimasel minutil näitab ühte. Ta on hinges vaimses pankrotis. Tal on materiaalsed asjad, kui tal on hirm, tohutu süütunne.
See naine jättis mehele maisse prääniku, kuid võtsis endale kaasa midagi palju väärtuslikumat. Oma hingevabaduse, puhta südametunnistuse ja teadmise, et ta suudab alati nullist võitsina välja tulla. Kallid vaatajad, miks ma seda lugu teiega jagan? Sest ma tean, et paljud teist tunnevad end praegu samamoodi petetuna, ära kasutatuna või olukorras, kus te olete andnud endast kõik, aga jäänud tühjade kätega. Teadki, et see tühjus on tegelikult platsi puhastamine teie uue väe jaoks. Kirjutage mulle kommentaaridesse või minu emailile, mille leiate videokirjeldusest oma lood. Kas te olete tundnud, et olete elanud karmilises suhtes? Kuidas teie sellest välja tulite? Järgmistest videotes loen ma jälle teie kirju ja me analüüsime neid koos. Aitäh, et olite minuga. Hoidke oma piiri ja kohtumiseni juba järgmises videos. See küsimus kerkib ikka ja jälle. Kas see kõik oli saatus või karmaline võlg, kui tema sai endale maailma ja sina seisid tühjade kätega? Aga see, mis näeb välja kui kaotus, on tegelikult sinu vabanemise algus, sest sa lahkusid ohvri rollist ja võtsid tagasi oma hingevabaduse.